Nii, tere kõigile, tere tulemast ülistuskooli. Jätkame ülistusteemaga, võib vist natuke alla võtta või kuidas siin on. Ja palvetame alguses. Halleluuja, Isa, me täname, et sina oled meie keskel siin täna ja Isa, me avame oma südamed sinu sõnale, me palume, Isa, et sa õpetaksid meid täna läbi oma sõna, et sa räägiksid meie eludesse, et sa räägiksid meie südametesse, et sa muudaksid meie elusid, issand, ja et sa õpetaksid meid käima sinu ligiolus ja käima pööratud südametega sinu poole. Täname sind, issand, selle eest Jeesuse nimel. Amen. Mul tuli selline teema südamesse tänaseks, et Jumala ligiolus elamine. Ja kui sa seda ei teadnud veel, siis me saame elada Jumala ligiolus. Amen. Jumala ligiolu ei ole ainult pühapäevaks, see ei ole ainult palvekoosolekuteks, ülistuskoosolekuteks, see on igaks päevaks. Ja see on see, miks Jeesus läks ka risti peale, sest et tema ihu oli see, mis nii-öelda rebiti lõhki, nagu see vahekardin, selleks, et meie saaksime julgusega tulla Jeesuse vere läbi Jumala ligiollu. Ja Jumal ootab, et me tuleksime tema ligiollu ja mitte lihtsalt tuleksime, vaid et me jääksime Jumala ligiollu. Ja Jumala ligiollu pole lihtsalt süke nagu tore tunne või hea tunne. Jumala ligiolu on vaimne koht. Et tegelikult samamoodi nagu me elame, kui sa elad korteris või sa elad majas füüsiliselt, siis me saame vaimselt elada Jumala ligiolus ja see on see koht. Vanas testamendis samamoodi me näeme, Jumala ligiolu oli Jumala templis. Nüüd Jumala ligiolu on meie sees. Aga me saame elada nii Jumala ligiolus kui ka Jumala ligiolust astuda välja tegelikult. Kui sa oled kogenud seda võib-olla, kui sa lihtsalt võrdled oma peas seda, et kui sa oled koosolekul pühapäeval versus kui sa näiteks satud tülli kellegagi, mis ligiolu seal esile tuleb, eks ju. See on täitsa teine ligiolu. Ja tegelikult see on kuradi ligiolu, sest et see ei ole jumalik nii-öelda vool. Ja kui me oleme kellegagi tülis või kui me astume armastusest välja, siis me astume tegelikult Jumala ligiolust välja. Ja paljuski see, et me käime Jumala ligiolus, sõltub sellest, kuidas me igapäevaselt käitume oma inimestega meie ümber ja kas me käime armastuses nendega. Aga kuna see on ülistuskool, siis me räägime just sellest, kuidas ülistus toob meid Jumala ligiollu ja igapäevaselt toob seda meid tema ligiollu. Vaatame psalmidesse ja vaatame 84. psalmi. Psalm 84 ja 5. Õndsad on need, kes elavad sinu kojas. Nad kiidavad sind alati. Nii et me näeme, et kes elavad sinu kojas, mitte kes korraks käivad, pühapäeviti käivad, vaid kes elavad Jumala kojas. Ja Taavet mõtleb siin Jumala ligiolu. Ja siis ta samas salmis ütleb, nad kiidavad sind alati. Ja just see alati on see, mis toob Jumala ligiolu meie ellu, kui me alati kiidame Jumalat. Me alati, me täname teda, me ülistame teda läbi oma päeva. Sest et mida me teeme sellega, kui me kiidame Jumalat, on tegelikult see, et me paneme oma tähelepanu Jumala peale. Me paneme oma mõtted Jumala peale sellega, kui me kiidame teda. Ja see ei ole see, et Jumal oleks kuskil kaugel, kõrgel ja siis kui me hakkame teda kiitma, siis ta tuleb meie juurde. Vaid pigem on see, et Jumal on meiega, tema ligiolu on meie sees. Ja nüüd, kui me pöörame oma tähelepanu tema poole, siis me muutume teadlikuks tema ligiolust. Nüüd seal on mingisugune nagu teine tase sellele, kus me näeme, Piibel räägib sellest, et Jumala rahva kiitus ehitab talle trooni. Nüüd see on nagu justkui teine tase Jumala ligiolu. Kui me tuleme kokku siia ja me kiidame Jumalat, siis Jumala ligiolu on tugev. Ja see võib-olla ei ole seesama nagu tase Jumala ligiolu, kui sa oled kuskil, ütleme, poes Selveris ja lihtsalt mõtled Jumala peale.
sa võid seda kogeda enda sees, aga nüüd see on täiesti teine tase, sest me ehitame Jumalale trooni ja see on koht, kus ta saab tulla oma ligioluga. Nii et seal on nagu erinevad tasemed Jumala ligioluga, aga me näeme, et kiitus on see, mis aitab meil pöörata oma südamed Jumalale ja tegelikult see ongi see, et igapäevaselt me peame seda tegema ja kogu aeg, et me pöörame oma mõtted, me pöörame oma tähelepanu tema peale. Vaatame ühte näidet ka sellest, see on 2. Moosese raamatus ja 3. peatükis. Teise Moosese 3 loen 1. salmist. Mooses karjatas oma äia Midiani preestri Jitro pudulojuseid. Kord ta ajas pudulojused kõrbe taha ja jõudis Jumala mäe Horebi juurde. Seal ilmutas ennast temale Jehova ingel tuleleegis keset kibuvitsa põõsast ja ta vaatas ja ei näe kibuvitsa põõsas põles tules, aga kibuvitsa põõsas ei põlenud ära. Ja Mooses mõtles, ma põikan kõrvale ja vaatan seda suurt nägemust, miks kibuvitsa põõsas ära ei põle. Kui Jehova nägi, et ta pöördus vaatama, siis Jumal hüüdis teda kibuvitsa põõsast ja ütles, Mooses, Mooses, ja tema vastas, siin ma olen. Siis ta ütles, ära tule siia, võta kingad jalast, sest paik, kus sa seisad, on püha maa. Nii et me näeme seda, 4. salm, kui Jehova nägi, et ta pöördus vaatama, siis Jumal hüüdis teda. Kui sa tahad kuulda midagi Jumala käest, siis Jumal ootab seda, et sa pöörduksid tema poole vaatama. Millest see räägib, see on meie tähelepanu. Et me paneme oma tähelepanu Jumala peale. Ja seal on Jumala ligiolu. Siin me näeme, et Mooses nägi seda põlevat põõsast ja ta oleks võinud lihtsalt sellest mööda kõndida. Ta oleks võinud lihtsalt mööda teist teed minna, aga ta otsustas, et see on midagi, ta tundis, ma usun, et ta tundis selle ära Jumala. Ta sai aru, et see on midagi üleloomulikku seal. See põõsas põleb, aga see ei põle ära. Ja ta pöördus selle poole ja nüüd, kui ta pöördus, siis Jumal vastas talle. Jumal rääkis temaga. Nii et samamoodi meie igapäevaelus, kui me tahame rohkem Jumalat näha oma elus, kui me tahame rohkem Jumala ligiolu oma ellu, siis see on meie otsus, et pöörduda tema poole. Pöörata oma tähelepanu, oma mõtted, oma sõnad samamoodi Jumala poole. Ja me saame nägema rohkem Jumala ligiolu oma elus, kus me püsime rahus, meie mõtted püsivad rahus, me kogeme ära Jumala juhtimise ja me kogeme ära, kui Jumal on rääkimas meile, sest siin me näeme seda, kui ta pöördus, siis Jumal rääkis talle. Nüüd tegelikult Uus Testament kutsub seda vaimus käimiseks ja vaatame Galaatlaste 5. peatükki. Galaatia 5, loen 16. salmist. Ma tahan öelda, käige vaimus, siis te ei täida lihalikke himusid, sest lihalik loomus himustab vaimu vastu ja vaim lihaliku vastu. Need on teineteise vastased. Nii et teie ei saa teha seda, mida tahaksite. Nii et me näeme, et Paulus siin julgustab Galaatia kogudust, käige vaimus, siis te ei täida lihalikke himusid. Nüüd, kui sul on sinu elus mingisugune ala, kus sa märkad, et ma pidevalt komistan sinna, võib-olla see on seotud võib-olla sa ei suuda oma tujusid kontrollida, võib-olla seal on mingisugune patt, võib-olla seal on mingisugune kiusatus, mis pidevalt tõmbab sind, siis Piibel ütleb siin, ma tahan öelda, käige vaimus, siis te ei täida lihalikke himusid. Kuidas algab vaimus käimine? See ongi see, ma pööran oma tähelepanu Jumala poole. Ma pööran oma tähelepanu püha vaimu poole, kes on minu sees. Ja nüüd toon sulle näite. Kui ma toidan oma ihu, siis minu ihu vajab toitu, eks ju. Aga samamoodi minu vaim vajab toitu. Minu ihu vajab vett, samamoodi minu vaim vajab vett. Nüüd ta ei vaja füüsilist vett, ta ei vaja füüsilist toitu, vaid ta vajab vaimulikku toitu ja ta vajab vaimulikku vett. Me vajame püha vaimu.
me vajame täitumist Jumala vaimuga. Ja see on tegelikult see, mis nagu määrab meie isu igapäevaelus. Nüüd, kas mul on isu Jumala asjade järele või mul on isu maailma asjade järele? Sest et nüüd, kui ma olen ennast treeninud pidevalt toitma nende maailma asjadega, mitte ainult toit, aga lihtsalt maailma asjad üldiselt, on need mingisugused hobid ja huvid ja sotsiaalmeedia ja telekas ja nii edasi. Nüüd, kui ma olen ennast treeninud nendest toituma, siis ma olengi harjunud oma lihale alluma. Ja sellepärast me kukumegi kiusatustesse ja sellepärast me ei käi vaimus, vaid siis me käime lihas. Kui me tahame vaimus käia, siis me peame ennast treenima, et olla toidetud Jumala asjadest, olla toidetud pühast vaimust, olla toidetud Jumala sõnast. Vaatame Efeslaste 5. peatükki. Efesose 5:17. Seepärast ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on issanda tahtmine. Ja ärge joovastuge veinist, millest tuleb liiderlikkus, vaid saage täis vaimu. Lauldes omavahel psalme, hümne, vaimulikke laule, lauldes ja pilli mängides kogu oma südamega issandale, tänades alati Jumalat ja Isa meie issanda Jeesuse Kristuse nimel. Nii et ta toob siin selle võrdluse, siin on see maailmalik asi, vein, ja siis seal on see vaimulik asi, see on püha vaim. Ja ta ütleb, et ärge joovastuge veinist, vaid saage täis vaimu. Sest et see on see, mis täidab meid tõeliselt. Miks maailm otsib rahuldust igasugustest uimastitest ja sõltuvustest nii edasi? Sest et nende vaim on tühi. Nad on seest tühjad. Aga nüüd, kui meie saame täis püha vaimu, siis me mõistame, me ei vajagi neid asju. Ja võib-olla sa oled ka märganud, kus võib-olla sul on olnud mingi päev, kus sa ärkad üles ja sul on kiire ja sa hakkad kohe tegelema nende nii-öelda maiste asjadega. Ja siis sa lõpetad oma päeva ja sa mõtled appikene, ma raiskasin oma aega selle peale, ma vaatasin nii palju telekat, ma vaatasin seda telefoni, ma raiskasin oma aega. Miks? Sest sa alustasid oma päeva sellega, et sa toitsid oma ennast nende maiste asjadega. Ja sinu isu oli maiste asjade järele. Aga nüüd, kui ma ärkan hommikul üles ja ma esimesena võtan Jumala sõna, esimesena pööran oma tähelepanu Jumala poole, nüüd ma treenin oma isud. Ma treenin oma isud vaimulike asjade poole. Ja kui ma hakkan ülistama teda, siis ma treenin oma isud Jumala asjade poole. Ja nüüd läbi päeva, mis juhtub, on see, et sa märkad, tead, ma ei tahagi seda telefoni vaadata nii. Ma ei tahagi seda telekat vaadata. See ei tõmba enam. Sellepärast, et mu isud on treenitud. Mul ei ole isu enam nende maiste asjade järele, vaid nüüd mu isud on treenitud Jumala järele. Rooma 8. Räägib jälle vaimus käimisest. Rooma 8, loen 5. salmist. Sest need, kes elavad loomuse järgi, mõtlevad lihalikke mõtteid, kes aga vaimu järgi, need vaimumõtteid. Nii et see on tähtis, mille peale me mõtleme. Ja siis ta ütleb, sest lihalik mõtteviis on surm, vaimu mõtteviis, aga elu ja rahu. Kumba sa tahad? Lihtne, eks ju. Muidugi elu ja rahu. Nüüd, kuidas üks parimaid viise, kuidas oma mõtteid suunata Jumala peale, on teda ülistada. Lihtsalt teda ülistada. Ja läbi oma päeva, oled sa tööl, oled sa kodus tegutsemas, ma saan pöörata oma silmad Jumala peale ja lihtsalt teda ülistada. Ma mäletan, kui ma olin kaitseväes, siis seal privaatsus on põhimõtteliselt 0. Et ma mäletan, et põhimõtteliselt ainus koht, kus ma vahest sain palvetada üksinda, oli pesuruum. Sest et seal oli hästi kõva kohin, seal olid need torudest tuli sooja õhku, mis kuivatas riided ära. Ja siis ma olin seal, vahepeal sain üksinda olla ja siis palvetada seal, isegi kõva häälega, sest kuhugi ei kostunud seda. Aga siis mäletan, et ükskord läksime kaubiku taha, oli pandud mitukümmend kutti, eks ju, me olime otseses mõttes üksteise otsas seal kaubikus ja sõitsime kuhugi metsa. Ja ma lamasin seal kuskil kaubiku põhjas ja ma lihtsalt hakkasin mõtlema Jumala asjade peale. Ja hakkasin mõtlema Jumala sõna peale, hakkasin mõtlema, mida Jumal on teinud minu elus. Ja ma ei öelnud mitte ühtegi sõna,
ja äkki ma mõtlen, appikene, Jumala ligiolu on siin kohas. Siinsamas, siin kaubiku taga kastis, teised kutid on minu ümber, siin kellegi jalg on mu jala peal, teine jalg on surnud täiesti. Ja siis Jumala ligiolu on seal. Kus see algas? Ma panin oma mõtted tema peale. Ja kui me läbi päeva, see aitab meid, kui me lihtsalt hakkame ülistama Jumalat, aga kas või vaikselt lihtsalt oma suusõnadega lihtsalt tänan sind, Isa, selle eest, tänan sind, Isa, ülistan sind lihtsalt. Ja läbi oma päeva me ülistame teda ja paneme oma mõtted tema peale ja me hoiame ennast Jumala ligiolus. Ja nüüd, kui me hoiame ennast Jumala ligiolus, siis jällegi me treenime ennast käima vaimus. Ja nüüd me teeme palju vähem vigu ja me palju vähem astume välja vaimust. Me astume palju vähem välja armastusest. Ja me omast jõust ei suuda seda, aga püha vaimu abiga me suudame seda. Ja me peame elama seda ülistavat elu. Vaatame Psalmid 25. Loen Psalmist 14. Psalm 25:14. Issanda osadus on neil, kes teda kardavad ja ta annab neile teada oma lepingu. Nüüd, kui sa mõtled, meil oli siin pikk seeria Jumala kartusest. Kui me räägime Jumala kartusest, siis teisisõnu see tähendab seda, et me austame Jumala asju. Me austame Jumalat. Nüüd, kas see pole mitte Jumala austamine, kui me anname talle oma tähelepanu? Absoluutselt, see on Jumala austamine. Kas see pole mitte Jumala austamine, kui me ülistame teda? Absoluutselt. Ja siin ta ütlebki, issanda osadus on neil, kes teda kardavad. Kui me austame teda oma eluga ja ta annab neile teada oma lepingu. Nüüd ta annab meile teada need saladused, ta annab meile teada, mis on tulemas. Ta juhib meid. Ja siis 15 salm, mu silmad on alati issanda poole, sest tema tõmbab mu jalad võrgust välja. Kujutad ette, Taavet ütles seda. Nüüd, millest kõigest ta pidi läbi minema, eks ju. Kõik need, kes ajasid teda taga, surma või tähendab ähvardused, eks ju, kõik. Aga tema silmad olid alati issanda poole. Nüüd see võtab treenimist. Vahest me loodame, et asjad tulevad nipsust, et ärkan hommikul üles ja nüüd ma käingi vaimus ja mu silmad on alati issanda poole. Aga see võtab treenimist, sest et see ongi see, et me peame oma mõtted panema Jumala peale ja me peame seda ise otsustama. See ei ole lihtsalt see, et Jumal otsustab meie eest. Ja üks viis ongi see, et ma ülistan Jumalat. Ma hakkan mõtlema tema headusest. Vaatame Psalm 119 ja 147. Psalm 119, 147. Ma jõudsin koidust ette ja hüüdsin, sinu sõna peale ma loodan. Mu silmad jõuavad ette vahikordadest, et mõlgutada mõttes su ütlust. Me näeme jälle, et ta mõtleb Jumala sõna peale. Aga kui sa inglise keeles loed, siis 148 salm ütleb, et mu silmad on lahti läbi öö vahikordade, et mediteerida sinu lubadustel. Ehk siis Taaveti tähelepanu on Jumala sõna peal. Ja tead, et sa saad Jumalat ülistada tema sõnaga. Sa saad võtta tema sõna ja Jumalat ülistada. Tema sõna eest, selle eest, millest tema sõna räägib. Sa saad teda ülistada sellega. Samal ajal, kui sa mõtled Jumala sõna peale. Ja kui seal on mingisugused pikemad autosõidud või bussisõidud või mis iganes, kus sul otseselt ei ole midagi teha, siis see on parim keskkond, kus pane oma mõtted Jumala peale. Ülista teda, kiida teda. Ja see on see koht, kus Jumal saab sulle rääkida. Ta saab sulle avada asju sinu tuleviku kohta. Ja kui tegelikult, kui me vaatame tagasi siia
Efesuse 5. peatükki, kus ta rääkis sellest, et saage täis vaimu. Siis 19 ütleb, 19 salm, lauldes omavahel psalme, hümne, vaimulikke laule, lauldes ja pilli mängides kogu oma südamega issandale. Ma tean, et see lauldes ja pilli mängides on vist vanas tõlkes oma südames või kannelt mängides oma südames. Ja tegelikult inglise keeles ta ütleb, et tehes meloodiaid issandale. Ja vahest ma olen samamoodi, oskad sa laulda või mitte, aga mingit meloodiat oskad ikka teha. Vahest lihtsalt ümised Jumalale. Ja reaalselt sa ülistad sellega Jumalat. Ja su mõtted lähevad tema peale ja sa lihtsalt ümised Jumalale. Ei peagi olema sõnu, lihtsalt ümised. Ja siis ta räägib siin psalmidest, eks ju, millest pastor Jaanus rääkis ka, aga üks asi, mis ma tahan välja tuua, mis ma olen märganud oma elus, on see, et vahest ma hakkan ülistama Jumalat ja ma hakkan oma vaimust nüüd laulma neid psalme välja. Ja nüüd Jumal hakkab mulle rääkima läbi nende psalmide. Ja ma laulan välja prohvetlikult asju oma elu kohta. Ma mäletan aastaid tagasi, mul oli mingisugune raha, mingi finantsiline olukord. Ja ma lihtsalt tahaksin tänama Jumalat. Jumal, ma tänan sind, et sina oled minu varustaja. Mul on kõike rohkesti. Ja kui ma hakkasin teda tänama, siis üks hetk ma märkan, et ma räägin välja asju oma finantside kohta. Ja see läks prohvetlikult ja nüüd Jumal saab rääkida sinu ellu läbi sinu sellisel viisil ka. Nii et kasutame seda, kus me saame ülistada Jumalat ja nüüd Jumal hakkab meile rääkima keset seda, kus me ülistame Jumalat. Vaatame veel. Kui me räägime üldiselt sellest, et vahest inimesed mõtlevad, et me peame kuidagi välja teenima Jumala ligiolu, aga me ei pea seda välja teenima. Ja meie usk peaks olema selles, mida Jeesus tegi risti peal. Et Jeesus juba maksis selle hinna, et mina saaks tulla Jumala ligiollu. Ja me ei teeni Jumala ligiolu välja, vaid me lihtsalt pöörame oma südame tema poole ja nüüd seal ta ongi. Ehk siis me ei peaks kuidagi olema mingisuguse kompleksi all, et mida ma nüüd täpselt pean tegema selleks, et Jumala ligiollu tulla. Pööra oma tähelepanu tema poole. Nagu ma rääkisin sellest loost, kus ma kaitseväes olin, ma lihtsalt mõtlesin Jumala peale. Lihtsalt mõtlesin Jumala asjade peale ja seal ta ligiolu oligi. Nüüd Jumala ligiolu on tema ise. Vahest me võib-olla satume, vahest meie kõnepruuk võib muutuda selliseks, et me räägime Jumala ligiolust ja me unustame ära, et see ongi tema. See on Jumal. See on Jumal ise. Et see ei ole lihtsalt mingi tunne, see ei ole lihtsalt mingisugune, ma ei tea, väeväli või mis iganes. See on Jumal ise. Amen. Vaatame Matteuse 18. Ja Matteuse 18 ja loen 20. salmist. Sest kus 2 või 3 on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel. Jeesus räägib neid sõnu. Jeesus on täna siin. Amen. Ta on täna siin. Kus 2 või 3 on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel. Nüüd lähme vaatame Hebrea 1. peatükki. Teeme siin, mul on väga palju kirjakohti ja see on ainult hea. Ma usun, et see on tegelikult hea, kui neljapäeviti me saamegi niimoodi nagu teha nagu nii-öelda piiblitundi. Sest meil on vaja Jumala sõna. Hebrea 1 loen 3. salmist. Kes olles tema au
kiirgus ja tema olemuse kuju ning kandes kõiksust oma väesõnaga on pärast seda, kui ta oli täide viinud pattudest puhastamise, istunud ausuuruse paremale käele kõrgeimast taevas. Nüüd Heebrea raamat ongi üks siuke päris selline paras pähkel vahest oma sõnastuse mõttes. Aga ma tõlgin sulle laiendatud tõlget ja kuule seda tähelepanelikult. Ta on Jumala au ainus väljendus, rääkides Jeesusest. Valguse isik, Jumala kiirguse sära ning ta on Jumala olemuse täiuslik jäljend ja tõeline kuju. Jeesus, kui sa vaatad Jeesuse elu, see, mida ta tegi risti peal, see on Jumala olemuse täiuslik jäljend. Ja siin algust ütleb, et ta on Jumala au ainus väljendus. Nii et kui Jumala au on siin paigas, siis Jeesus on siin paigas. Ja tema on Jumala au ainus väljendus. Kujutad sa ette seda? Nii et me ei tohiks laskuda sellisesse kohta, kus me nagu mõtleme Jumala ligiolust lihtsalt kui mingisugusest, vahest maailmal on igasuguseid imelikke sõnu, aura ja mis iganes, eks ju. Me ei tahaks neid kasutadagi, sest et Jumala ligiolu on tema ise. See on tema siin paigas. Vaatame Luuka 24. peatükki. See on huvitav vaadata vahest, kui sa loed evangeeliumeid, siis mõtle selle peale, mida me just lugesime Heebrea kirjas, et Jeesus on Jumala olemuse täiuslik jäljend. Siis kui sa loed Jeesusest, tegelikult sa loed Jumalast. Sa loed Jumala iseloomust, sa loed, kuidas Jumal käitub. Luuka 24:13 loen. Ja vaata, 2 nendest olid sel samal päeval minemas külla, mis on Jeruusalemmast umbes 10 kilomeetri kaugusel, mille nimi on Emmaus. Nüüd see on pärast seda, kui Jeesus on üles tõusnud. Ja nad vestlesid omavahel kõigest, mis oli juhtunud. Millest nad vestlesid? Nad vestlesid sellest, et Jeesus löödi risti, ta maeti. Nad rääkisid sellest. Nüüd, ja sündis, et nende vesteldes ja arutledes lähenes neile Jeesus ise ja kõndis nendega kaasas. See on Jumal. See on see, kuidas Jumal käitub. Kui nemad rääkisid Jeesusest, siis Jeesus tuli nende keskele ja kõndis nendega kaasas. Jumal tahab sinuga kõndida kaasas. Nüüd, mis tõmbas Jeesuse tähelepanu? See, et temast räägiti. Millest me räägime? Kas meie sõnad ülistavad Jumalat? Ma usun, et sa oled ka kogenud seda, kus sa võid isegi lihtsalt olla ühe inimesega koos, kahekesi, ja te hakkate rääkima Jumala asjadest ja ühel hetkel sa koged Jumala ligiolu. See austab Jumalat, kui me räägime temast. Nüüd ma räägin Jumala ligiolust siin ja see puutub kõik ülistusse, sest et ma räägin ülistavast elust. See kõik on osa sellest, et meie elu ülistaks Jumalat ja et me kannaksime Jumala ligiolu oma igapäevaelus. Lähme psalmidesse tagasi ja lähme 42. psalmi. Psalm 42 ja loen 2. psalmist. Otse kui hirv igatseb veeojade järele, nõnda igatseb mu hing sinu juurde, Jumal. Mu hing januneb Jumala järele, elava Jumala järele. Millal ma tulen ja näen Jumala palet? Nüüd, siin tema igatsus oli nii suur, et ta küsib, millal ma jälle tulen ja näen Jumala palet. Meie igatsus peaks olema Jumala ligiolu järele täpselt samamoodi. Ja me räägime siin jälle isudest. Kas meie isu on Jumala järele?
Ja see peaks olema Jumala järele ja me saame treenida oma isusid Jumala järele sellega, mida me paneme esimeseks oma elus. Mida me valime esimesena, kas me valime tema sõna või me valime midagi muud, kas me valime temaga ajaveetmise või midagi muud, kas me valime selle, et me paneme oma tähelepanu Jumala peale või me paneme oma tähelepanu millegi muu peale. Ja nii meie isu aina muutub. Psalmid 63 räägib sarnasest asjast. Loen teisest salmist. Jumal, sina oled mu Jumal, sind ma otsin vara. Sinu järele januneb mu hing, sind ihaldab mu ihu nagu kuival ja põuasel maal, kus pole vett. Kujutad sa ette seda, Taavet kirjeldab siin, kuidas ta hing januneb Jumala järele. Nagu kuival ja põuasel maal, kus pole vett. Nõnda ma vaatasin sind pühamus, et näha su väge ja su auhiilgust, sest sinu heldus on parem kui elu. Mu huuled ülistavad sind. Kujutad sa ette, ta ütleb, et see on parem kui elu. Halleluuja. Meil peaks olema isu Jumala ligiolu järele, sest et see on see eluvesi, millega Jumal tahab meid täita. Me vajame püha vaimu, ta ütleb, et saage täidetud püha vaimuga. Ja see ei ole ühekordne, vaid see on igapäevane. See peaks olema igapäevane täitumine püha vaimuga. Kuidas see toimib? Nagu me lugesime Efesuse 5. peatükis, see on see, kus me ülistame Jumalat. Me kiidame teda, me avame oma suu ja me väljendame ennast. Psalm 51. Psalm 13. Ära heida mind ära oma palge eest ja ära võta minult ära oma püha vaimu. Ja ingliskeelne ütleb, ära heida mind ära oma ligiolust. Ära võta minult ära oma püha vaimu. See oli Taaveti hüüd Jumala poole, et ära heida mind ära oma ligiolust. Ära võta minult ära oma püha vaimu, sest et ta nii vajas Jumala püha vaimu, ta nii vajas tema ligiolu. Selline nälg peaks meie sees olema Jumala ligiolu järele. Sellel maailmal on palju selliseid asju, millega asendusi Jumala ligiolule. Sest et Jumala ligiolu on see, mida me päriselt vajame. Aga nüüd maailm, tegelikult kurat üritab luua asendusi Jumala ligiolule. Mine sinna kohta, siis sa saad rahu. Mine sinna kohta, siis sa saad rõõmu. Tee seda asja, siis su süda saab äkki rahuldatud. Ja nii edasi. Aga reaalsus on see, et ainus asi, mis mind päriselt täidab, on Jumala ligiolu. See on ainus asi. Ja vahest me oleme nii nagu sellesse maisesse elusse sisse võetud ja sellega nii harjunud, et me unustame ära, et me üldse vajame Jumala ligiolu. Aga nüüd, kui me tõmbaksime ennast eemale sellest maisest elust ja kui me reaalselt elaksimegi Jumala ligiolu ja Jumala sõna peal, siis me saame aru, kui väga me vajame Jumala ligiolu. Nii et me vajame tema ligiolu. Ja Jumal tahab, et me saaksime nautida tema ligiolu. Vaatame Psalm 34. Psalmist 9. Maitske ja vaadake, et Issand on hea. Õnnis on mees, kes tema juures pelgupaika otsib. Maitske ja vaadake, et Issand on hea. Me ei peaks vahest inimesed leiavad selliseid vabandusi, et vahest ma tunnen Jumalat ja vahest ma ei tunne Jumalat ja eks see siis ongi nii nagu on. Nüüd esiteks ma ei kasutaks Jumala kohta sõna tunnen. Ma kasutaks pigem kogen. Miks selline vahe? Sest et tundmine on midagi maist. Ma tunnen lõhna, ma tunnen
kellegi kallistust, mis iganes, eks ju, see on midagi füüsilist, see on midagi hingelist. Ma tunnen emotsionaalselt midagi. Nüüd Jumala ligiolu ei ole emotsionaalne, Jumala ligiolu ei ole füüsiline, see on esiti vaimne. Nüüd ta võib mõjutada sinu emotsioone, ta võib mõjutada sinu füüsilist ihu, aga esiti see on vaimne ja sellepärast me kogeme Jumala ligiolu. Ja siin ta ütleb, et maitske ja vaadake, et issand on hea. Nii et huvitav on see, et ta ütleb, et me saame maitsta ja me saame vaadata. Kuidas see võimalik on? Kui need on mingisugused füüsilised meeled, kuidas see võimalik on? Sest et nüüd Jumal lõi meid oma näo järgi. Ta lõi meid füüsiliselt oma näo järgi. Kui meil on füüsiliselt meeled, järelikult meil on ka vaimselt meeled. Sest me saame näha vaimselt asju, me saame tunda vaimselt asju või siis kogeda. Et me saame kogeda Jumala ligiolu ja Jumal tegelikult tahab, et me saaksime kogeda tema ligiolu. Ja see ei ole vale, et tulla ootusega, et Jumal, ma tahan kogeda sinu ligiolu. Sest et Jumal tahab, et nagu kui üks isa ootab oma poega koju ja poeg tuleb koju, siis isa tahab, et ta kogeks tema ligiolu. Isa tahab teda kallistada. Isa tahab tema kõrval olla. Isa tahab temaga rääkida. Nüüd samamoodi Jumal. Jumal tahab, et me kogeks tema ligiolu. Sest et nüüd tema ligiolu kogemine ei ole lihtsalt see, et ma tunnen ennast hästi, vaid tema ligiolu kogemine on tegelikult palju rohkemat kui lihtsalt see, et ma tunnen ennast hästi. Kui me oleme juhitud pühast vaimust, siis me samamoodi kogeme Jumala juhtimist enda sees. Me kogeme seda rahu või me kogeme mitte rahu või rahutust, et mitte teha seda asja. Me õpime Jumalat kogema, me õpime Jumala ligiolu kogema. Ma võiks selle nagu näite tuua püha vaimu juhtimisest, mis ma olen ka, mind ennast on aidanud see näide, et kui Jeesus räägib, et võtke endi peale minu ikke, siis see on see, et me oleme Jeesusega ühes ikkes. Ja kui me kogeme, et tema pöörab sinna poole, siis me läheme koos temaga. Ja tegelikult me kogemegi oma vaimus seda pööramist nii-öelda, piltlikult öeldes. Kas ma peaks sinna minema või mitte? Kui meil on rahu, siis ma lähen rahuga. Aga kui mul ei ole rahu, siis ma ei lähe sinna. Ja me kogeme Jumala ligiolu läbi seda juhtimist. Efeslaste 3. peatükk. Efeslase 3:18. Et te suudaksite koos kõigi pühadega tunnetada, milline on armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus ning ära tunda Kristuse armastust, mis ületab iga tunnetuse, et te oleksite täidetud Jumala kogu täiusega. Jumal tahab meid täita kogu enda täiusega. Me ei kujuta ettegi, mida see võiks tähendada. Aga kui sa mõtled oma elu peale ja kui sa mõtled mingisuguse olukorra peale, kus sa said täis püha vaimu, nii täis, et sa ei suutnud võib-olla pikka aega maast püsti saada. See on midagi, mis nagu inglise keeles on hea sõna overwhelm. See nagu võtab sind üle, see kallab sind üle, kui sa saad täis püha vaimu. Ja Jumal tahab meid täita sellisel viisil. Ja nüüd need kogemused ei ole nii olulised, et kuidas sa täpselt seda, ma ei tea, kuidas su keha sellele reageerib, aga vahest see on lihtsalt see, et sa istud toolil ja tõstad oma käed ja lihtsalt võtad vastu Jumala käest tema püha vaimu ja ta täidab sind oma püha vaimuga. Ja nüüd, kui sa mõtled selle kirjakoha peale, et ärge pange vanadesse lähkritesse uut veini, sest et muidu need purunevad, eks ju, vaid pange uutesse lähkritesse seda uut veini, sest et mida see uus vein teeb, see hakkab paisuma. Ja mida Jumal tahab meiega teha on see, et kui me saame täis püha vaimu, nüüd me vaimulikult hakkame paisuma. Vaimulikult paks on hea olla. Füüsiliselt võib-olla mitte nii hea, aga vaimulikult mida suuremaks me läheme, seda rohkem Jumalat me suudame kanda. Seda rohkem Jumala ligiolu, tema väge
ja kõike seda me suudame kanda. Nii et see on hea saada täis Jumala ligiolu. See on hea kogeda Jumala ligiolu. See on hea nautida Jumala ligiolu. Sest et kui me saame täidetud, siis me kasvame vaimulikult. Me laieneme vaimulikult. Nüüd võib-olla ma ei kasutaks sõna kasvame, sest me kasvame Kristusesse ikkagi selle läbi, et me läbi Jumala sõna kasvame ja selle õppimise ja selle, aga nüüd nagu see vaimulik täitumine, see on nagu osa sellest ja me laieneme, et me suudaks rohkem Jumalat kanda enda sees. No, tegelikult need on nagu koostöös. Vajame mõlemat, Jumala sõna, Jumala vaimu. Nii et saame täis Jumala vaimu, teda ülistades, teda kiites. Pannes, esiti ongi see, et kõige lihtsam, kuidas tulla Jumala ligiollu, pöördu tema poole. Pöördu, pane oma tähelepanu tema peale. Pane oma mõtted tema peale ja kui su mõtted on tema peal, siis hakkavad üks hetk ka sõnad sinu suust välja tulema. Et kui selles suhtes, et kui sa ise ei isegi kui sa ei oska midagi teha, kui sa ei oska Jumala ligiollu tulla, siis kui ma annan sulle selle esimese sammu, pane oma tähelepanu Jumala peale, siis tegelikult sellest see kõik algabki. Ma panen oma tähelepanu tema peale, nüüd ma hakkan tema peale mõtlema, nüüd ma hakkan oma mõtetest tulenevalt midagi ütlema. Ja nüüd, kui ma hakkan midagi ütlema, siis ma tulen Jumala ligiollu. Ja ma kiidan teda, ma ülistan teda ja nüüd, kui ma ülistan teda, siis ma saan täidetud Jumala poolt, täidetud püha vaimu poolt. Ja kujutad ette, et me saame seda iga päev kogu aeg teha. Ja see vajab seda, et me otsustame seda. Aga mõtle, kui palju Jumalal on meile varuks. Kui me teeks seda kogu aeg ja iga päev, siis mis juhtuks? Mis siis saaks? Mõtle, kui täis vaimu me oleks. Mõtle, kui suurte kanistritega me iga pühapäev kogudusse tuleks piltlikult, eks ju. Me oleme täis vaimu, täis Jumalat. Ülistades Jumalat, meie mõtted on tema peal. Ja nüüd, kui sellised inimesed tulevad kokku ja ülistavad Jumalat, see on täiesti teine tase. Sellepärast ongi see väga oluline, et igaüks meist paneks praktikasse Jumala sõna. Paneks praktikasse seda, mida pühapäeviti siin räägitakse, neljapäeviti siin räägitakse. Kui me igaüks teeme selle oma osa, siis me koos kasvame ja koos läheme edasi veel kaugemale Jumalas. Vaatame veel seda, mis kõik on Jumala ligiolus. Kõik, mida me saame vastu võtta Jumala ligiolust. Psalmid 16. Ja 11, 16. Sina annad mulle teada elutee raja. Rõõmu on rohkesti su palge ees. Meeldivaid asju on su paremas käes alatiseks. Jumala ligiolus on rõõm. Amen. Kui me tuleme tema ligiollu, siis seal on see täiuslik rõõm. Ja see on rõõm, mida maailm ei saa meile anda. Ja nüüd, kui me räägime sellest, et elamine Jumala ligiolus, siis tegelikult me on piltlikult nagu me kanname Jumala ligiolu endaga kaasas. Ja iga inimene, kes meiega kontakti satub, ta saab puudutatud sellest Jumala ligiolust. Võib-olla sa oled kohanud mõnda inimest, kes on lihtsalt nii täis Jumalat, et kui ta tuleb sulle vastu, hakkab sinuga rääkima, sa koged seda, sa koged Jumala ligiolu temas, sa koged seda rõõmu, seda rahu, kõik seda head, mis Jumalas on. Meie täpselt samamoodi me saame kanda Jumala ligiolu endaga kaasas. Ja seal on rõõm. Vaatame, mis seal veel on. Jesaja 26. Jesaja 26 loen 3. salmist. Kindlameelsele sa hoiad rahu, sest ta loodab sinu peale. Ingliskeelne ütleb, sa hoiad teda täiuslikus rahus, tema mõtteid, või siis sa hoiad teda täiuslikus rahus, kelle mõtted on sinu peal. Kui meie mõtted on Jumala peal, siis me oleme tema rahus. Kui meie mõtted on tema peal, siis me oleme tema ligiolus ja tema ligiolus ongi see rahu.
Amen. Mis veel Jumala ligiolus on? 2 Korintuse 3. peatükk. 2 Korintuse 3:17. Ent issand on vaim ja seal, kus on issanda vaim, on vabadus. Halleluuja. Vabadus. Millest Jeesus vabastas meid? Ta vabastas meid patuorjusest. See räägib sellest, et me oleme vabastatud sellest, et patt valitseks meie elus, vaid nüüd me saame elada pühaduses, me saame elada vabaduses, me saame elada vabadena ja just läbi püha vaimu. Ja ta ütleb, et issanda vaim ja seal, kus on issanda vaim, on vabadus. Nii et tegelikult, kui me lähme välja Jumala ligiolust, me astume orjusesse, me astume jälle nii-öelda vangistusse, kus me oleme vangistatud nende lihalike himude poolt, aga nüüd, kui me elame vaimus, siis me elame vabaduses. Ja siin samas järgmine salm ütleb, aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme issanda au peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks aust ausse. Seda teeb issand, kes on vaim. Nii et jälle vaatleme issanda au. Me paneme oma silmad Jumala peale. Mis siis juhtub? Meid muudetakse samasuguseks kujuks aust ausse. Jumala ligiolus me saame muudetud. Kui sa tuled Jumala ligiollu, siis sa ei lahku samasugusena. Amen. Kui sa tuled Jumala ligiollu ja sa ei võta vastu Jumala käest ja sa istud seal nagu üks mingisugune sambapost, eks ju, siis ega siis ei juhtugi suurt midagi. Aga nüüd, kui me tuleme Jumala ligiollu, me võtame vastu tema käest, me saame muudetud Jumala ligiolu poolt. Sest ta ütleb, et muudetakse samasuguseks kujuks. Samasuguseks me saame Jumala sarnaseks, tema ligiolus muutume. See on see koht, kus Jumal saab meie eludesse rääkida, meid vormida, meid muuta, meid täita, meile rahu anda, meile rõõmu anda, meid hoida vabaduses. Kujutad ette, mis kõik head asjad on peidus Jumala ligiolus. Ja Jumal ootab, et me elaksime selles. Mitte lihtsalt tuleksime pühapäevaks sinna ja läheksime välja, vaid elaksime selles. Ja see algab sellest, ma panen oma tähelepanu Jumala peale. Ma pööran oma silmad tema peale, ma mõtlen tema peale, ma ülistan teda ja nüüd ma saan seda hoida, seda kohta. Ma saan läbi päeva hoida seda. Ükskõik, mida ma olen tegemas. Saan teda ülistada, saan teda tänada, kiita teda. Vaatame tagasi psalm 84, kust me alustasime. Loeme teisest salmist. Kui armsad on sinu hooned, issand Sebaot. Issanda õuesid igatseb ja ihaldab mu hing. Mu süda ja mu ihu hüüavad rõõmsasti elava Jumala poole. Nii et see oli tema igatsus. Lind on ju enesele aseme leidnud ja pääsuke enesele pesa, kuhu ta paneb oma pojad. Sinu altarid, issand Sebaot, mu kuningas ja mu Jumal. Õndsad on need, kes elavad sinu kojas. Nad kiidavad sind alati. Me tahame elada Jumala kojas, tema ligiolus. Amen. Tahame seal elada. Halleluuja, isa, me täname sind sinu ligiolu eest. Ülistame ja kiidame sind. Ja isa, me paneme oma tähelepanu sinu peale, issand. Me pöörame oma silmad sinu poole. Me kiidame, me täname sind, issand. Ülistame sind, issand. Täname sind, issand, et see on vaba tee, kuhu me saame minna.
Me ei pea välja teenima sinu ligiolu, vaid me saame pöörata oma silmad sinu poole ja läbi Jeesuse vere julgelt tulla sinu trooni ette, julgelt olla sinu ligiolus, julgelt võtta vastu sinu püha vaimu käest. Täname sind, issand, ülistame sind, issand. Kiidame sind sinu headuse eest, halleluuja. Kiidame sind, issand. Täname sind, Jeesus, sinu ristitöö eest, mis on teinud meile vaba tee sinu ligiollu. Halleluuja. Kiidame sind, issand. Täname sind, issand, et sina oled meie seas. Halleluuja. Sinu ligiolu on siin paigas, issand. Halleluuja. Ja täname, issand, et sinu ligiolus on rõõm. Sinu ligiolus on rahu. Sinu ligiolus on vabadus. Halleluuja. Täname sind, issand. Sinu ligiolus on kõik, mis me vajame. Kõik, mis me vajame, issand. Halleluuja. Halleluuja. Siis me täname, täida meid värskelt oma püha vaimuga. Täida meid oma püha vaimu ligioluga, issand, värskelt. Uuenda meie nälg sinu järele, issand, et meil oleks üks värske nälg sinu ligiolu järele. Mitte nende maailma asjade järele, mitte nende maiste asjade järele, vaid Jumal, sinu ligiolu järele. Sinu ligiolu järele, issand. Halleluuja. Halleluuja. Kiidame sind, issand. Täname sind, issand. Ülistame sind, issand. Halleluuja. Halleluuja. Täname sind, issand. Täname sind, issand. Kiidame sind, issand. Oh, halleluuja, 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 halleluuja. Oh, halleluuja, halleluuja, halleluuja. Sinu ligiolus on täiuslik rõõm. Sinu ligiolus on täiuslik rõõm. Sinu ligiolus on täiuslik rahu ja siin on kõik, mis ma vajan. Halleluuja, tänu sulle, tänu sulle. Oh, halleluuja, 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 halleluuja. Tänu sulle, issand, halleluuja, halleluuja. Kiitus ja tänu sulle, issand. Halleluuja. Ülistame sind, issand. Austame sind, issand. Sinu ligiolus on täiuslik rõõm. Sinu ligiolus on rahu, vabadus. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Halleluuja. Sombaradakatiassa. Hiiranamashi. Halleluuja. Ma ei tea, kas keegi on vaatamas või on siin saalis, aga tunnen, et Jumal on ütlemas, et kui sa tuled minu ligiollu, siis kõik need ärevuse ja segaduse mõtted saavad vaigistatud. Halleluuja. Halleluuja. Vaigistatud. Halleluuja, sest tema ligiolus on rahu. Tema ligiolus on rõõm. Ja tema ligiolus on selgus. Selgus. Halleluuja. See on täpselt nagu kui enne oli lainetav meri, siis kui sa tuled tema ligiollu, siis see meri jääb vaikseks. Vaikseks. Halleluuja. Täname sind, issand, sinu rahu eest. Halleluuja. Kiitus sulle, issand. Tänu sulle, issand. Ora mama siire nere kiira la masora la masse. Shimre me simara la masora la masse kerede. Halleluuja, 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 halleluuja. Ja lihtsalt jääme ülistama, kiitma teda. Halleluuja, lihtsalt oma sõnadega kiida teda. Täna teda, ülista teda.
Shira namamasse kerededeya. Kora bobosse redediara dalabasse kerededeya. Imbrekete sikete shikirededemesse. Issand, me ülistame sind. Kiidame sind. Täname sind, Issand. Halleluuja. Täname sind, Issand. ligiolu on meie elu vesi, issand. Isa, me teeme
teeme ühe värske pühenduse sinu ees, et need järgnevad päevad ja edaspidi, issand, et me pöörame oma südamed sinu poole, et me ülistame sind, et me täname sind, et me kiidame sind, issand. Halleluuja. 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 Kiidame sind, issand. Täname sind, issand. Ülistame sind, issand. täidetud saan. Issand, sinu ligiolus on kõik, mis me vajame. Sinu ligiolus on sinu vägi, sinu ligiolus on sinu tervendav vägi. Sinu ligiolus on sinu püha vaimu vägi. Sinu ligiolus on sinu rahu, sinu rõõm. Sinu ligiolus on sinu vabastav vägi. Halleluuja,
ajab üle sellesse maailmasse, ajab üle nendele, kes on vajaduses, ajab üle nendele, kes vajavad julgustust. Halleluuja, sest meie sees on elava vee jõe kaev. Halleluuja, millest voolavad elava vee jõed. Tänu sulle, Issand. Me saame olla ühenduses sinu kaevuga, sinu jõega. Ja las see voolab läbi meie iga päev, Issand. Halleluuja, halleluuja. Nii et püsime tema ligiolus ja kanname seda igale poole, kuhu me läheme. Tänaseks lõpetame.